Räpinas jätkati pärast novembrilume sulamist Paisjärve idakaldal asuva Ausamba pargi uuendamist, millest soovitakse kujundada kuni 200 inimeste mahutav esindusplats. Tööde käigus on maha võetud hulgaliselt puid. Nagu siin on näha pildil, teostatakse praegu siis Ausamba platsi katenditöid ja esimene etapp tegelikkuses sellega nagu lõpebki, et veel on ette nähtud asfaltkatend siis kuni Tartu maanteeni teha, see on ka tehtud ja kevadperioodil haljastus. Nendesse kohtadesse, mis praegu on katendi vaba, et jah, nendesse tulevad 5 sellist suuremat roheala platsikest ja need pikad triibud, mis on jäetud hetkel tegemata, et sinna tuleb siis graniitkivist täringukivi ribad, mis pidid siis sellele platsile nagu sellist iseloomulikku joont andma. Et niimoodi on see kavandatud ja loodame väga, et siin ilm lubab paari nädala jooksul lõpetada selle Ausamba pargi katendi tööd. Et haljastuse osas on siin kokkulepped sõlmimisel aianduskooliga, et nagu näha, see plats on muidu ilma haljastuseta suht igav. Et kui see haljastus kevadel peaks peale saama, siis on pilt teine. Mullu sügisel korraldatud ideekonkursi võidutöö järgi uuendatav park on tööde käigus jäänud ilma reast puudest, mis on Räpina elanikest tekitanud vastakaid arvamusi. Probleem oli nende vanade puude maha võtmise juures, et teostati täielik dendroloogiline uuring ja kuid nagu vanad puud ikkagi, et kellegi mälestusi riivab puude mahavõtmine, et see oli nagu Räpina jaoks ja ka meile üsnagi raske teema, et siin oli üks suur kask Ausamba vahetus läheduses, aga mille juured ei saanud seda maha võtmata jätta, sest need juured said selle tee tegemisel vigastada ja kahjuks pidime selle maha võtma ja mõeldes tulevikule ka, et see oleks võinud nagu maha kukkudes teha siin suurt kahju meie Ausambale või mis tahes teisele istutatavatele kõrghaljastusmaterjalidele. Ausamba pargi uuendamise järgnevates etappides on vallal kavas korrastada Paisjärve rannaala, sealhulgas saagida maha rannaribal olevad puud ning püstitada rannahoone.